Tere hommikust! Mul on au olla järgmise ettekande moderaatoriks ja ma tahaksin teile tutvustada esinejat, kes järgmisena teie ette astub. Tema põhiline põhjus, miks ta on täna teie juurde kutsutud, ilmselt tuleb tema suguvõsast. Nimelt tema isa ja ema olid juba 1965 aastal umbes Tartu Ülikoolis arvutiinsenerid. Ja just seda tüüpi arvutitega või natukene veel sellistega, kus see paber välja jooksis, siis ta lapsepõlves issi-emme töö juures sai palju mängida. Ilmselt sellepärast ka tema kompetents siis täna teie ees esinedes. Kuid sealt edasi minnes Tartu Ülikooli füüsikaõpingud ning Helsingi Tehnikaülikooli tänase Aalto elektriinseneri õpingud valmistasid teda veel paremini ette teile täna rääkima, sellepärast et tema doktori- ja magistritööd Helsingi Tehnikaülikoolis olid otseselt seotud fiiberoptikaga. Ja just nimelt sellega, kuidas võtta üks keeruline fiibrikaabel, pumbata sinna sisse energiat mingisugusel teisel sagedusel, mis konverteeruks siis teistsugusele valgussagedusele, mis võimendaks siis sellest fiibrist läbilastavat signaali, mida me võime siis võrrelda nagu ressursside paigutamisega meie Eesti haridussüsteemi. Ja kui ta siis peale seda ja peale Ameerika Ühendriikide valitsuse heaks töötamist fokusseeris oma tegevuse Eesti riigi ja rahva arengule panustamisse Tartu Ülikoolis, siis olles läbi käinud tehnikust, lektorist, teadurist, dotsendist, osakonna juhatajast kuni õppimise-õpetamise arenduskeskuse juhataja positsioonini, siis eelmisest suvest, olles Tartu Ülikooli õppeprorektor, ta ongi täna teie ees, et rääkida oma isiklikust kogemusest. Nii et tervitame siis aplausiga meie järgmist esinejat. Aitäh, see oli väga tore aplaus, millega te mind soojalt tervitasite, aga ma tahaksin vabandada kõigepealt selle eest, see minu õel kaksik, see evil twin, kes siin on ta on väga egoetsentriline ja tahab alati eputada. Ma loodan, et te unustate ära, mis ta siin rääkis. Lähme nüüd palun asja juurde. Ja asjast, millest ma tahtsin teile rääkida, oli tegelikult mu isiklikud mõtted. Ja sellepärast ma ei pannud ka taustale ühtegi muud slaidi, sest oma mõtteid väga formaalselt paari sõna kirja panna on natukene keeruline. Ja tegelikult olles tänulik mu sellele õelale kaksikule, kes rääkis sellest, et ma olen viimase 10 aasta jooksul olnud haridussüsteemis üsna erinevatel tasemetel, ma kõigepealt tahaksin natukene rääkida teile sellest, kuidas on muutunud arusaamine hariduskorraldusest ja meie tegevusest, siis minu jaoks selles transformeerumises valdavalt sisutegijast, valdavalt administraatoriks. Ja ma arvan, et esimene asi, mida ei pea üldse üle kordama meie seltskonnas, on see, et me elame väga kiiresti muutuvas maailmas. Ja selle muudatusse suureks elluviijaks oleme just meie, kes me siin saalis koos oleme. See muutus tuleneb, lihtsalt kiirelt üle korrates, televaatajate jaoks, valdavalt siis meie internetiseerumisest, globaliseerumisest, elu andmemasside suurenemisest ja sellest, et selles uues kiires suurema infohulgaga maailmas enam traditsioonilise õppega koolitades on väga raske koolitada noortele kõiki neid täiendavaid oskusi ja teadmisi, mis neil selles maailmas hakkama saamiseks vaja on. Muutuv maailm nõuab haridusorganisatsioonilt kiiret muutumist. Ja see on väga suur väljakutse, sest haridusorganisatsioonid on ju välja kasvanud sellisest pigem stabiilsest maailmast, kus haridusorganisatsioon, ülikool näiteks on just sellise traditsioonilise, konservatiivse kultuurikants ja ei lase ennast mõjutada poliitilistest tõmbetuultest ja muust sellisest. Tänapäeval pigem meie roll on muutunud, ülikoolid peaks olema just kiire muutuse eestvedajad
ja kas meie ülikoolid ja koolisüsteem on selleks valmis, seda teate te kõik ise kõige paremini, kuidas just kuskil hetkeseis on. Tartu Ülikooli poolt vaadates, Tartu Ülikool on selle muutusega toime tulemiseks väga selgelt teinud oma struktuurireformi, püüdes juhtimissüsteemi optimeerida niimoodi, et me võimalikult kiiresti saaksime võtta vastu otsuseid, mis meie igapäevatööd juhivad. Põhimõtteliselt, kui nüüd me alustame oma tööd spetsialisti tasemelt, siis üldiselt maailm on meie jaoks hallatav. Ja mida kõrgemale me selles administratiivahelas jõuame, seda enam me märkame, et neid otsuseid, mida me peame vastu võtma, muutub varsti juba peaaegu lõpmatult paljuks ja kogu juhtimisteooria pühendabki ennast suures mahus sellele, kuidas siis sellises järjest keerulisemaks muutuvas vastutusalas hakkama saada. Ja põhimõtteliselt see on nüüd see koht, kus ma ütleks, et sellised matemaatika-füüsika õpingud meie noorpõlvest on meile suureks kasuks, sest füüsika ju õpetab meile kõige rohkem maailma modelleerima, samamoodi nagu muidugi ka kõik teised teadused oma vaatenurgast. Ja see modelleerimise kunst kiirete või otsuste tegemisel on nüüd, kui ma vaatan prorektori ametikohalt, on just kõige tähtsam ametioskus, mulle tundub. Sellepärast, et aega mingite strateegiliste tegevuste jaoks on ikkagi vähe ja ressursse on alati piiratud, ressursid tuleb alati optimeerida mingisuguses suunas, üldiselt enamus ressursse on kinni tavategevuste all ja mingi väike osa, nagu näiteks Tartu Ülikooli arengufond või siis projektipõhine rahastus on siis see, mida saab suunata kuskile strateegilisse suunda. Ja kuidas teha otsust, kuhu siis neid piiratud ressursse suunata, see on muidugi ülikoolis keeruline protsess ja kõigepealt on vaja nagu kontseptsioon, mis tekib inimestega asja arutades, siis on vaja see kontseptsioon tutvustada otsustuskogudes ja jõuda nii kaugele, et inimesed kõik mõistaksid ühtemoodi vajadust muutumise järgi ja lepiksid kokku siis optimaalses liikumissuunas, selle muutuse suunas. Ja see on muidugi kõik selline üldtuntud tõde, aga ma mõtlen, et kogu oma ülejäänu ettekandega ma jõuan siis välja sinna, milline oleks siis vastus. Praegu ma püstitasin teatud hüpoteesi või sellist mustrit kinni, edasi lähme siis e-õppe suunas. Üks oluline asi siin praktikas aru saada on see, et meid juhivad, nagu iga valijana me saame aru, et meid juhivad poliitikud, kes teevad oma otsuseid. Muidugi me võiks oodata, et poliitikud teevad oma otsuseid inimkonna, Eesti riigi ja rahva huvides strateegiliselt, pidades kogu aeg silmas 100 aasta tulevikku, 1000 aasta tulevikku ja prognoosides, mis sammud täna aitavad meie rahval ja riigil olla ja inimkonnal olla võimalikult positiivses seisus, võimalikult edukad, siis strateegiliselt, pikas perspektiivis. Reaalsuses tõenäoliselt on olulisem tähtaeg siiski järgmine valimine. Ja see, et meie otsused peavad andma tulemust juba valimisperioodil. Nüüd ülikooli juhtimises osaledes mul on hea meel näha, et nii nagu Eesti riigiski, kus üldiselt mulle tundub, et strateegiline tase on ikkagi võetakse tõsiselt arvesse ja ei kalduta liiga päevapoliitikasse oma otsustes, siis ka ülikooli juures on tegelikult samasugune olukord, et ikka natukene loeb ka see, millal on järgmised valimised, millal me peame tulemusi näitama, raporteerima oma valimisperioodi tööst. Ja siis on sealt jätkuv tulevik, kus meil puudub täiesti kindlus sellest, mis meist ees ootab. Ja seda me võime sellise väikese katsega visualiseerida. Ma siin refereeriksin oma head kolleegi Ameerikast, kõrgkoolididaktika valdkonnast, kelle nimi on Steve Fink. Ja temal on selline tore kontseptsioon nagu significant learning, ehk siis oluline õppimine. Ja mis ütleb seda, et meil jääb meelde ülikoolist ja meid arendab kõige rohkem selline ahaa-efekt õppeprotsessi käigus, kus mingil ootamatul või mingil muul moel meil tuleb mingisugune kogemus, mis ületas oluliselt meie ootusi, oli midagi täiesti teistsugust ja Steve Fink oma teoorias ütleb, et siis sellise
ahaa või sellise efekti tekitamiseks õppejõud peabki, oma õppetöö peabki üles ehitama selliste efektide peale. Ja mina lähen nüüd väga labast teed, ma lihtsalt voltisin paberist lennuki, aga ma olen kindel, et see lennuk jääb teile sellest ettekandest kindlasti meelde, sest ma ei usu, et keegi teine tänasel konverentsil paberist lennukit voldib. Ja ma visualiseerikski seda juhtimisväljakutset siis sellisena, et arusaadavalt minul võimalus seda lennukit, kui võtame, et see lennuk on Eesti haridussüsteemi, Eesti riigi rahva areng või siis Tartu Ülikooli areng ja minul õppeprorektorina on võimalik seda mõjutada siis umbes poolemeetrise teepikkuse jooksul ja tegelikult on veel asi hullem, kui ma paluksin siia kellegi assistendi oma kõrvale, siis palungi assistendi. May I ask you to join me for an experiment? Please come here. So, because I'm not alone leading the university, but we have a big team, and this is our development of the university, then you are the rector, I'm vice rector for education, and now, of course, the rector uses his right hand, I will right-handed. And I have my left hand, and that means we throw the plane together. So, we are the leading team, and now we throw the plane. Thank you very much for your collaboration. So, thank you. And of course, we hoped it will fly over there to the back wall. And we achieve all our aims in like 10, 15 years in the future, which is over there. But obviously, the plane didn't act as intended. It did kind of weird behavior here and landed here. Thank you. That's my points, discussion points. I need it back. And this is the situation now for me as vice rector, as a leader, and for all leaders who are there, if you are the directors or rectors or you are department heads in whatever position you are, of course, probably you feel the same, that your control is very limited of the processes. Ja nüüd ma lähen siis eesti keele peale tagasi, sorry. Et rahvusülikool ei hävitaks eestikeelset kõrgharidust, siis tuleb ikka selgelt fokusseerida eesti keeles rääkimisele, lugege Maalehte. Aga ma räägin seda juttu tegelikult pigem spetsialistidele meie hulgas, õpetajad, õppejõud, haridustehnoloogid, et kui te tulete välja oma suurepäraste ideedega e-õppe arendamise osas, et te saaksite need ideid võib-olla siis veelgi edukamalt, veelgi paremini lülitada sinna rektoraadi, direktori mõttemaailma ja tema käitumismustrisse nii, et sinna lennuki peale oleks kirjutatud ka siis e-õppe arenguga seonduv. Ja selle koha peal ma siis võtaks järgmise sammu, et nüüd, kui me oleme siis nagu arutanud seda, et haridusasutuse juhtkond, ministeerium samamoodi, teeb siis selle väikse nõksu, lootes, et see lennuk, loodetavasti arengukavas on väga selgesti nüüd kirjas, kuhu see lennuk peab lendama ja ta siis läheb lendu, kui hästi läheb, siis seal istub inimene, kes võtab selle lennuki üles ja viskab seda edasi samas suunas, ehk siis kui strateegia on hästi koostatud, siis kõik järgmised inimesed selles käsuahelas, ma mõtlen siis nüüd järgmised rektorid ja järgmised direktorid võtavad selle missiooni ja viivad seda edasi, aga võib-olla on valesti, siis viskavad tagasi, no vahet ei ole, peaasi, et areng toimuks. Ja meie ülesanne on siis oma selle lühikese mõjutamisperioodil, minul on siis järgmise suveni, aasta veel, püüda anda endast parim, et suund oleks õige ja liikumine oleks õiges suunas. Kui ma prorektoriks sain, siis vanemad kolleegid ütlesid mulle, et vali üks asi, mis sa tahad Tartu Ülikoolis muuta. Ja kui sa oled eriti efektiivne, siis vali 2, sest rohkemaks sul aega ei ole selle 2 aasta jooksul. Ja tegelikult niimoodi tundubki, et umbes nii see on. Sest igapäeva, nagu sellist tulekahjude kustutamist ja igapäeva juhtimist on lihtsalt niivõrd palju, et strateegilisi asju ei saa endale kindlasti võtta nüüd väga palju sinna nimekirja. Lihtsalt võrdlusmomendina, kui teie direktori või teie rektori, prorektori agendas esimesel, teisel või 3. kohal ei ole e-õppe arendamine, siis tõenäoliselt neil ei ole väga palju aega sellega tegeleda. Nii et ta seal peaks olema, aga kas seal peaks olema esimesel kohal e-õppe arendamine?
kui samal ajal võib-olla töötajate palgaküsimused, õpperahade jagamise küsimused, teadusraha jagamise küsimused ja muu, mis mõjutab meie töötajate igapäevapalka, igapäevaolmetingimusi, üliõpilaste toetamine ja nii edasi, võib-olla on palju suuremad märksõnad prioriteetide listis, kui on siis e-õppe arendamine. Ja vastus muidugi selles olukorras on hästi lihtne, e-õpe kui vahend väga paljude nende suurte probleemide lahendamiseks peaks olema igas kohas, kus ta vähegi saaks olla, et me näeme, et me rektoraadi tasemel näeme e-õppe arenduse mõju tegelikult mitte kui e-õppe mõju või mitte kui e-õppe arendamist, vaid kui organisatsiooni suurte küsimuste lahendamise võimalust. Mida Tartu Ülikool siis on teinud viimasel ajal, võttes seda eelmist kontseptsiooni pidades silmas, siis mis liigutusi me siin teeme selleks, et ülikool liiguks võimalikult hästi, võimalikult õiges suunas. Ja ma tooksin siin välja kaks punkti tegelikult. Need 2 punkti on kvaliteedi definitsioon. Ma usun, et see, et Tartu Ülikooli defineerib oma kvaliteeti praegu küll mitte veel arengukavas on pool sellest definitsioonist kirjas. Päris kuskil seina peal, nii nagu kui mina olin 1., 2., 3. klassis, siis meil oli küll tahvli kohal oli seina peal, mis seal oli, mis definitsioon seal oli 80ndate alguses. No teil oli ka, eks ole. Õppida ja Vladimir Ilitš ütles. Siis iseenesest minu meelest see on väga hea, mina paneks ka iga tahvli kohale ühe lause Tartu Ülikoolis, aga ma ei paneks õppida, sellepärast et see on natukene sisutühi, mulle tundub, sest see ei anna meile praktilisi juhendeid igapäevaelus. Et mis siis? Me kõik teame õppida, aga mis see siis reaalselt tähendab, kuidas me siis peaks käituma, kas me peaksimegi õppima või? Väga udune definitsioon, aga mis siis sinna panna? Ja ma arvan, et organisatsiooni jaoks võiks olla kokku lepitud siis selline kvaliteedi definitsioon, mis on ka praktiliselt kasutatav ja mis suunaks inimesi, nii õppijaid kui õpetajaid, käituma niimoodi, et me liiguks õiges suunas. Tartu Ülikooli kvaliteedi definitsioon, mille me sinna võiks panna, on järgmine. Kvaliteet on see, kui hästi me toetame õppija arengut, õppija ja ühiskonna jaoks olulises suunas. Selle definitsiooni olulised märksõnad on järgmised. Punkt 1, see ei sisalda õpetamist. Ja miks see ei sisalda õpetamist? See on sellepärast, et kui me ütleme, et meie ülesanne on õpetada õppija ja ühiskonna jaoks olulises suunas, siis me tegelikult lõikame ära ühe vaheastme, sest õpetaja peab nüüd ise hakkama enda jaoks defineerima, mis see hea õpetamine on, aga tegelikult ei saa minna valesti, kui sa ütled asendada hea õpetamise õppija arengu toetamisega. Kui me õpetame, siis meil kogu aeg peab olema peas see, me mõtleme sellele, mis toimub seal tolle kena daami peas, kes seal oma mobiilis teeb märkmeid ettekande kohta, sellepärast, et selles jutus on nii palju põnevaid elemente ja mõni on lausa läpaka võtnud selle jaoks, et kõik saaks üles kirjutada, mis põnevat jutust tuleb. Siis see viib tähelepanu ühele lihtsalt väiksele õppejõu jaoks suure küsimuse jaoks, et mida teha, kui klassis on läpakad lahti. Ja ma kasutan oma loengutes alati seda selleks toredaks harjutuseks, et ma ütlen, teil kõigil võivad läpakad lahti olla, sest kui mina olen konverentsil, mina alati rööprähklen kahe ülesande vahel, aga kui te hoiate oma läpakad lahti, siis sellega te saadate mulle väga selge signaali, et teie olete suurepärased rööprähklejad. Ja see tähendab, et toetada teie arengut õppijana, siis ma teie käest küsin alati esimesena küsimusi. Lihtsalt, et toetada teid, et te enesekindlus kasvaks, et te saaks aru, et te tõesti oletegi head rööprähklejad, te suudate 2 poolt korraga jälgida. Igas loengus kasutan peale seda, küll on seltskond aktiivne, kui see on endaga läbi räägitud ja rõõmsameelne. Aga tagasi tulles nüüd kvaliteedi definitsiooni juurde, siis kvaliteedi definitsioon, kus ei ole õpetamist sees, õppekvaliteedi definitsioon, ma olen märganud, et selle ühe lause ära sõnastamine on aidanud mind juba 100 kordi viimase 2 aasta jooksul, tõsiselt 100 kordi, kui on vaja seletada, mis suunas me peaksime oma arendusi tegema.
peaaegu igale asjale ma saan öelda, õppija ülikooli definitsioon, õppija arengu toetamine, õpiühiskonna jaoks olulises suunas, nii sellest lähtuvalt me teeme need otsused, need otsused, need otsused. Ja mulle meeldib selle lause juures just see praktilisus, võrreldes õppida, mida Lenin ütles siis 100 aastat tagasi, aga mis oli ka muidugi tolle aja kohta väga progressiivne statement. Nüüd sellest kvaliteedi definitsioonist tuleneb järgmine osa, ehk siis kuidas nüüd natukene lahti kirjutada, kas siin nagu e-õpe on sees selles õpiarengu toetamises? Otseselt ei ole. Kas peaks olema sinna nüüd sisse kirjutatud, et sealhulgas e-õppe meetoditega? Ilmselt kvaliteedi definitsioonis, mõelge nüüd sinna tahvli kohale, et seal on see lause õpiarengu toetamine, sulgudes sealhulgas e-õppe meetoditega, sulud lõpevad ja siis läheb edasi. Võib-olla ei ole vaja, sest ma arvan, et me oleme siin Eestis ka juba astunud selle sammu edasi. Võib-olla 10 aastat tagasi me olime selles faasis, kus tuli viimased 8 aastat, vähemalt PESTi programmis, mulle jäi selline mulje, et me vaatasime üldiselt ikkagi õppekvaliteeti kuidagi eraldi ja e-õpet kuidagi eraldi ja tänu sellele suurele investeeringule, mis riik on nüüd PESTi ja Redeli programmide raames nüüd teinud inimese teadlikkuse kasvatamisse, me oleme praegu olukorras, kus me reaalselt vaatame e-õpet kui lihtsalt ühte tööriista, siis hea õppejõu või õpetaja pagasis. Kõrgkoolididaktika, e-õpe on nii põimunud tänapäevaks, et nad moodustavad juba väga hea terviku. Ma arvan, et see on üks suuremaid tulemusi, mis meil PESTi programmi investeeringust siis tuli. Aga nüüd järgmise sammuna Tartu Ülikoolis. Meil on just aprilli senatis tulevad arutusele õpetamise hea tava ja õppimise hea tava. Ehk siis selline dokument, mis kirjeldab, mida see õppija arengu toetamine siis tegelikult võiks natuke rohkem avatumana tähendada. Siis nii õppija vaatest kui õpetaja vaatest, õppejõu vaatest. Ja kui siis see dokument lõpuks, aasta lõpuks võib-olla ülikoolis ametlikuna vastu võetakse ja kui siis juhtub niimoodi, et ülikooli õppejõudude atesteerimisprotsessis hinnatakse õppejõu senise tegevuse tulevaste plaanide vastavust siis ka kokku lepitud hea õpetamise põhimõtetega Tartu Ülikoolis, siis mul on selline tunne, et me oleme teinud ühe väga olulise liigutuse selles suunas, et see lennuk edasi liiguks õiges suunas. Ja see, kas see õpetamise hea tava või õppimise hea tava sisaldab endas e-õppe sõna, tegelikult ei sisalda. Kas see on probleem, kui ei sisalda? Jällegi ma arvan, et see ei ole üldse probleem, sellepärast et nüüd teadlik õppejõud loeb neid põhimõtteid ja näeb, et tubli pool sellest on efektiivsemalt tehtud, saab efektiivsemalt saavutada, kui kasutada selleks kaasaegseid e-õppe vahendeid. Nüüd tulevikus on muidugi meie e-õppe haridustehnoloogidel ja e-õppe eestkõnelejatel on muidugi oluline, et kõik kogu ülikoolis hästi aru saaks, endiselt veel paremini aru saaks e-õppe vahendite kasulikkusest nende eesmärkide saavutamisel, sest meie hulgas on endiselt ka õppejõude, kes arvavad, et kõigi nende hea tavade põhimõtte saavutamise parimaks meetodiks on klassikaline loeng ja selline hea esitlus siis tahvli ees ja hääletoon, kuidas sa oma teksti slaididelt maha loed. Aga neid õnneks jääb aasta vähemaks. Ja vähemaks jääb neid sellepärast, et muuhulgas meie haridustehnoloogid teevad suurepärast tööd. Ja see muidugi ei ole kompliment mitte ainult Tartu Ülikooli haridustehnoloogidele, aga tegelikult ma olen väga uhke Eesti riigi üle, kes koos kõik asjasse puutujad, nii tehnoloogid, õppejõud, HITSA, ministeerium, investeerivad meie riigi ja Euroopa maksumaksja raha sellises tulevikule orienteeritud suunas, mille tulemusi reaalset kasu õppijale me tegelikult suuremas pildis hakkame nägema ikka veel tulevikus. Meil on küll muutused, aga suured muutused, ma arvan, on alles ees. Kus me siis praegu oleme? Nüüd ütlen teile mõned numbrid. Tartu Ülikoolis on veebitoega praegusel hetkel 25% meie kursustest. Meil on ainekavasid õppeinfosüsteemis 8000, sellest 8000 siis 2000 kursust on veebitoega. Need on siis aktiivsed kursused. Ja viimase 5 aastaga
paljuski tänu Besti investeeringule ja kogu sellele heale tööle meie kogu riigis on see arv 4-kordistunud. Ma arvan, et see on päris hea tulemus ja arengunäitaja. Statistikast veel nii palju, et keskmiselt iga Tartu Ülikooli üliõpilane osaleb aastas 4 kursusel, mis on täieliku või osalise e-õppe toega, mis on ju ka täitsa tore number. Miks ei ole 100%? Miks kõik kursused ei ole e-õppe toega? See on nüüd, kas olekski vaja, on küsimus. Aga võib-olla oleks vaja. Sõltub olukorrast. Kui palju õppejõude on siis ära pööratud? Kui palju on siis see seltskond õppejõude, kes usuvad e-õppe abisse? 3 sekundit mõelge oma peas. Mitu protsenti Tartu Ülikooli õppejõududest võiks näiteks olla osaline nende kursustel lugemisel, läbiviimisel? Te mõtlesite õigesti, või hea küll, ei ole 100% nagu enamus teist mõtlesid, on 90%. Umbes 90% meie õppejõududest on seotud siis nende kursustega, mis tähendab, et igal õppejõul on keskmiselt, ta on seotud 3 kursusega, millel ei ole e-õppe tuge ja 1 kursusega, millel on e-õppe tugi. Nii et õppejõud on meil ka kenasti pööratud. Millest võib olla Tartu Ülikooli näitel, millest ma rääkisin tegelikult, ma olen sellel HITSA konverentsil esinenud vist 3-4 aastat tagasi ja tookord olin ma siis loodustehnoloogia teaduskonna õppeprodekaan ja tol hetkel ma rääkisin sama juttu, aga ma olin suhteliselt kriitiline selles suhtes, kuidas need kursuste arendamine on suures pildis paigutatud. Ja endiselt ma saan öelda, et tegelikult see kursuste arendamine põhineb õppejõudude initsiatiivil ja entusiasmil ja vähemalt Tartu Ülikoolis meil on natukene, võiks rohkem olla neid õppekava tasemel väga selgelt paigutatud e-õppetoega kursusi. Aga sinna suunas me väga kiiresti liigume, need arvud, mis ma teile ütlesin, näitavad, et areng on kiire. Järgmine kaasaegne trend, millest meie järgmine esineja räägib kohe teile põhjalikumalt maailmas MOOC-ide ehk siis 100% e-õppe kursuste, avatud ligipääsuga e-õppe kursuste areng on üks suur põnev väljakutse Tartu Ülikooli jaoks. Ja praegu mul on hea meel öelda, et meil on 10 MOOC-i valmis ja meil on siis umbes 25 praegu töös. Ja muidugi tähtsam on üks suurepärane avatud e-õppe kursus kogu maailmale kui 20 viletsat. Aga ma küll arvan, et kvaliteet, mis me oma siis MOOC-iks tembeldatud 100% avatud ligipääsuga e-õppe kursuste puhul taga ajame, on kõrgel tasemel. Me ei looda siin mitte ainuüksi siis inimeste entusiasmile, vaid ka Tartu Ülikool on väga selgelt investeerinud ressursse e-õppe arendamisse. Ja mitte ainult neid ressursse, mis tulevad kuskilt Euroopa tõukefondidest või tulevad projektipõhiselt. Ülikoolil on ka oma tegevustoetus ja baasfinantseerimine, mis on siis haridusministeeriumi kaudu, riik annab ülikoolile oma protsesside edendamiseks, hariduse kvaliteedi, teaduse kvaliteedi edendamiseks ja nüüd nendest rahadest ülikool peab tegema siis strateegilisi otsusi ka, kuhu siis arengufondi kaudu, kuhu arenduse raha suunata, aga siis nii eelarvest kui arengufondis mul on hea meel öelda, et Tartu Ülikool paneb tänavu üle 500 000 euro, mis otseselt toetavad e-õppe arendamist. Neist üle 500 000 eurost. Kas ma tohin paluda, et kõik inimesed, kes on põhikoolide või gümnaasiumitega seotud, tõstavad korraks käe saalis? No näed, ma kohe kahtlustasin, et teid on siin päris mitu. Ma siis rõõmuga ütlen teile, et sellest üle 500 000 rahast 150 000 Tartu Ülikool investeerib 100%-listesse e-kursustesse ehk siis MOOC-idesse, mis on suunatud gümnaasiumi ja põhikooli õpilastele. Ehk siis Tartu Ülikooli teaduskooli koolituspakkumisse kuuluvatesse kursustesse. Nii et umbes aasta pärast te võite näha siis tõenäoliselt uusi, säravaid, väga põhjalikult läbimõeldud
mõeldud sisu ja läbiviimisega kursusi, mis on teie õpilaste arengu toetamiseks ette nähtud. Kusjuures see e-kursuste loomine nüüd gümnaasiumi või põhikooli õpilaste toetamiseks siis teaduskooli kaudu, see on ka üks tulemuskokkulepe, mis Tartu Ülikool on siis Haridusministeeriumiga tulemuslepingus selleks aastaks fikseerinud, nii et väga selline selge strateegiline areng. Lähiajal ilmselt kõik koolid saavad ka küsitluse lingi, kus me palume ka teie arvamust, et te aitaksite õpetajad, direktorid, et te aitaks otsustada, millistesse kursustesse me Tartu Ülikool selle raha peaks investeerima. Meil on muidugi omad seisukohad, on pikalt arutatud valdkondade vahel, kuidas see võiks olla, aga enne lõplikku otsustamist me tahaks teada ka koolide arvamust, õpetajate arvamust, direktorite arvamust. Ja siht on ikka sellele, et meil oleks selline stabiilne kvaliteetsete kursuste komplekt kogu aeg kättesaadav ja näiteks kool saaks nende kursustega arvestada ka oma õppekavade läbiviimisel, ka stabiilselt järgnevatel aastatel. Ma näen, et minu tagasial juba keegi hiilib ja ilmselt see on siis see järgmine, mina lükkasin oma õela kaksiku kõrvale, temalt tuleb ja lükkab mind, aga ma tahaks nüüd rääkida siis sellest oma kõne puändist. Kõike seda kokku võttes, meie arenguid vaadates, ma olen jõudnud järeldusele, et meid ootab ees põhimõtteline revolutsioon ja kui see meid ei oota ees, siis me selle tekitame ise. Ja ma nimetan seda ümberpööratud õppekavaks. Ja siin juures tuleb meeles pidada, et asjade praktiline elluviimine ja idee tasemel fantaseerimine on kaks eri asja. See kontseptsioon, mida ma teile järginud 4 minuti jooksul tutvustan, on nüüd praktilise elluviimise kontseptsioon. Nimelt, me kõik teame juba, et praegu maailmas on palju õppekavasid, mis on 100% e-õppes kavandatud. Aga neid paljusid on siiski marginaalselt tühine osa võrreldes kõigi õppekavadega koolides, ülikoolides maailmas. Praegu, kui me tegeleme õppekava arendusega, siis me tegeleme niimoodi, et me paneme õppekava kokku siis paberil, kontaktõppes, valdavalt on see õppekava disainitud, ja siis me paneme siia õppekavasse sisse, sinna 3. kohta e-õppetoe kursustele. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas see, ja juba nimigi ütleb e-õppe tugi, mida me kogu aeg kasutame. Kusjuures see on teile tähelepanu harjutus. Ekstra, nüüd ma vaatan seda, et kes suudab sisule keskenduda ja kes vaatab kunsti. Kumb on tähtsam, kas teadus või kunst, see on planeeritud harjutus muuseas, et te teaks. Ümberpööratud õppekava kontseptsioon tähendab seda, et ma tugevalt usun, et tulevikus, kui me hakkame disainima õppekava, me disainime seda ümberpööratult. Me disainime õppekava e-õppe jaoks, 100% e-õppe jaoks. Ja ma räägin näiteks kõigist Tartu Ülikooli õppekavadest, Tehnikaülikooli õppekavadest, mis iganes ülikoolist me räägime. Me disainime selle 100% e-õppes paberi peal esimeses faasis. Teises faasis me vaatame, mida sellest õppekavast siiski ei ole võimalik õpetada e-õppes. Ja sinna me paneme sisse kontaktõppe toe. Ehk siis, sellepärast ma nimetan seda kontseptsiooni ümberpööratud õppekavaks. Disain lähtub muutunud õpikäsitlusest, ebastatsionaarsest, tähendab, mitte tüüpilisest õppijast, töötavast õppijast, inimesest, kes kohale tuleb ainult siis, kui tasub tulla. Sellest kontseptsioonist lähtudes me pöörame õppekava disaini põhimõtte ümber. Milline on nüüd see reaalne tasakaal selle kontaktõppe ja e-õppes läbiviidavate protsesside vahel? See võib olla nii või teisiti. Aga mis nüüd selle disaini kontseptsiooni eelis on? Miks see niimoodi läheb? Ma arvan, et see võiks minna sellepärast, ja miks see on hästi praktiline, et selles disainis, punkt 1, me peame väga hoolikalt läbi mõtlema e-õppe sisu. Sellepärast, et kui me disainime esimeses faasis seda e-õpet, nagu õppekava 100% e-õppekavana, see tähendab, et me ei saa teha nagu praegu, et meil on e-õppe tugi, aga kui seal jäi midagi arusaamatuks, seal oli midagi halvasti, meil on siis järgmises loengus saame selle ära korrigeerida. Me saame ära seletada. Aga selles disainis
me ei saa selle peale lootma jääda, me ei saa sellesse õppekavasse sisse kirjutada, et siin on nüüd see e-õppe komponent ja siia paneme kontaktõppe toe selleks, et korrigeerida puudujääke e-õppes. Ja kontaktõpe selles disainis, ole hea, tule palun mulle lähemale, sellepärast et praegu, kui ma näen neid inimesi, kes küll teavad, et ma jälgin neid, et kuhu nad vaatavad, ja siis pilgud käivad kahele poole, et siis ma nagu tunnen, et mul on raske miimiga võistelda, aga nüüd ma enam seda tagasiside ütleb, et te vaatate mind. Viimased 58 sekundit ma pühendan siis sellele, et öelda veel ühe poliitilise statemendi siia lõppu. Selles disainis, kus me kontaktõppe siis kirjutame sisse ainult hädavajadusel, ehk kontaktõppe vajadus on väga selgelt läbi mõeldud ja mõtestatud, ma usun, et sellise mõtteviisi muutusega me saame väga hästi oma õppekava siis paika, nii nagu on sobilik, optimeeritud ressursside mõttes ja õppekvaliteedi mõttes, mis on meie suur väljakutse. Ja selle kontseptsiooni viimane tulevikuennustus on see, et nüüd see annab ka teile väga selgesti teada sellest, mis asi on säästuõppe ja mis asi on kvaliteetõppe. Praegu meil muidugi see ei ole meil päevakorras, aga kujutage ette tulevikus valitsust, kes tahab nüüd raha vähendada kõrghariduses. Ja ütleb, et see e-õppe 100% e-õppe piisab, kontaktõppe kallis, viskame selle õppekavast täiesti välja. Ja siis tulevadki meie säästuõppekavad, mis on 100% e-õppes ja kvaliteetülikoolid panevad sinna kontaktõpet juurde, võib vabalt olla siis ka niimoodi, et kontaktõppe osakaalu järgi selles õppes, mis on seda tüüpi disaini järgi tehtud, time is up, ma näen küll, jah. Ühe lause võin veel öelda. Aitäh. Siis kvaliteetõppe suurema kontaktõppe osakaaluga, säästuõppe väiksema kontaktõppe osakaaluga või nullise osakaaluga. Ja sellega ma rääkisin teile ära kogu selle eelneva jutu baasil, siis selle põhilise mõtte, ümber pööratud õppekava kontseptsioon, kui tõenäoliselt praktiline viis õppekavade kvaliteeti tõsta, ressursse optimeerida, ebatraditsioonilise õppija jaoks. Ma arvan, et niimoodi me teeme järgmise 10 aasta jooksul järjest rohkem ja rohkem. Aitäh sulle, sa aitasid väga efektiivselt kaasa mu ettekande pidamisse. Aga meil on vist ka nüüd paar küsimust aega võtta, nii et hääled rahva hulgast, palun. Ma näen, et seal on üks küsimus juba tulnud. Kas siin on veel küsimusi? Seal on juba küsimus. Nii, ma sain aru, et selleks, et juhtimine paika saada, tuleb füüsikud panna kõikidele juhtivatele kohtadele ja selleks, et seda ümber pööratud õppekava teha, selleks tuleb ülikoolidele anda 500 000 eurot. Õige? Jah, see on täiesti õige. Füüsikud peaksid olema juhtivatel kohtadel ja sotsiaalteadlased peaksid olema juhtivatel kohtadel ja humanitaarteadlased peaks olema juhtivatel kohtadel ja üldse haritud inimesed peaksid olema juhtivatel kohtadel, mis väga selgelt viitab sellele, mida ka Tartu Ülikool tahab tegelikult järgmistel aastatel järjest rohkem saavutada, et meie doktoriõppe väljund oleks järjest rohkem mitte laborirotiks, vaid ühiskonda teenima, koolidirektoriks, ministeeriumi ametnikuks, igal pool, kus tegelikult analüütilist mõttevõimet on vaja. Nii et selles mõttes oli väga tänuväärne küsimus. Jah, suund on sinna, et võimalikult palju tarku inimesi juhiks Eesti riiki, rahvast ja inimkonda. Aitäh! Üks küsimus veel võib-olla. Et väga ilus jutt, aga milleks on vaja ülikooli selle e-õppe juures? Sellepärast, et isikult isikule et on väga efektiivne ja saab pakkuda just nimelt sellist, nagu Taxify ja Uber väga näitavad, turg määrab, mida inimesed vajavad. Ja milleks vaja meile neid standardiseerivaid institutsioone kõigi oma ametnikega, kes põhiliselt räägivad ainult, mida nemad teha ei saa ja mida õppejõud teha ei tohi? See on muidugi väga tore lähenemisviis, mis viitab meile tulevase maailma arengutrendidele, kus me tõenäoliselt ütleme nüüd võib-olla 100, võib-olla 10 000 aasta perspektiivis, aga kui areng jätkub, siis me lõpuks oleme kõik üks kaia, me oleme kõik
ühendatud võrgustikus ja siis, kas me saame omavahel näiteks teadmisi jagada, teadmisi saame jagada kindlasti suhteliselt lihtsalt, võib-olla isegi saame kogemusi jagada, kui see meie ühendusvõrgustik on uuel tasemel. Aga sinna on veel palju aega. Praegu me tegeleme reaalsete õppijatega ja reaalne õppija, suur väljakutse, ma vaatan nüüd õpilasi, kes ülikoolis käivad, siis suur väljakutse ei ole mitte akadeemiline võimekus asjadega hakkama saamiseks, vaid suur väljakutse on motivatsioon ja motivatsiooni arengu toetamine. See, mis tegelikult toob su arvutimängust välja, või tulevikus võib-olla lõbustavast arvutimängust välja ja lõbustavasse, aga ka harivasse arvutimängu sisse. Ükskõik, kas see õpe on mängu kaudu või on ta ikkagi mingi osa loengus, mingi osa kontaktõppes, aga need protsessid vajavad juhtimist, stimuleerimist ja teatud osas ka kohustust. Ja selles osas ma arvan, et meil on kindlasti inimeste osa selles protsessis oluline, väliste kolmandate isikute, kes seda õppeprotsessi korraldavad ja toetavad ja lisavad ka natukene sellist formaalsust ja nõudlikkust sellesse protsessi, ma arvan, et reaalsete inimestega see on vajalik. See on täpselt samamoodi nagu, ütleme nii, et kui seda ei oleks vaja, siis me nõustuks faktiga, et ka kommunism on võimalik meie tänaste inimestega lähitulevikus. Aga suund on kindlasti õige ja paljud inimesed kindlasti saavad ka täiesti iseseisvalt. Meil on väga tublisid iseseisvad õppijaid ju ka. Aitäh!